Tere jälle! Täna on plaanis üks väike nädalavahetuse projekt. Nimelt siin on see Oxiani Passat ja mõned videod tagasi sai see endale siis uued väljad. Aga nüüd on näha see kole pidurisadul siin, mis kogub mustust enda peale ja see värv on sealt ka niimoodi ära minemas nagu. Ja selle mure lahendamiseks on mul siis selline ise tegemise komplekt. Selline Foliateki karp. Komplektis on siis brake cleaner, puhastab kõik pidurisadi maha ja ei pea üle pesema peale seda. Performance Blue Metallic, kuigi teisi värve on ka. Kõvendi värvi jaoks, pintsel, hari ja segamiseks ka väike lusikas. Ja juhend on ka taga ja kindad. Ma arvan, et sellega ei saa kindlasti seda kõige paremat tulemust nagu pulbervärvides või kusagil professionaalselt teha lastes, aga nädalavahetuseks selline väike tore asi. Võtan teid siis kaasa selle projekti jaoks ja kui toode siis minu testi läbib, võite leida seda ka AutoJoy veebipoest edaspidi. Abiks on mul kaitseprillid ja mõned asjad veel, sest ma hakkan seda torevat harjaga siin maha lihvima. Ma ei viitsi päris kõiki käsitsi teha, loodetavasti läheb kiiremini. Siin on siis näha see pidurisadul. Plaan on siis kogu see sadul ära lihvida, kõik metallosa, kõik igasugused liikuvad osad, pidurivedeliku voolikud, pliidivälv, ketas, klots, kõik kinni katta ja siis hästi põhjalikult teha ettevalmistus. Et väidetavasti, kui see õigesti ette valmistada, siis see värvib väga hästi peale. Mõni hetk on möödas, tähtsad osad on kinni kaetud ja nüüd hakkan lihvima. Ringiga on esimesed 2 pidurisadulat tehtud. Natuke pilmist roostet on peal, aga nagu ma aru saan, siis see värv ongi selline lihtsama prepiga kasutamiseks. Käsitööringis on siis vahepeal värv valmis segatud. Panin pool kõvendit ja pool värvi kokku. 5 minuti pärast segan seda uuesti. Siin ootab juba ette valmistatud pidurisadul. Kõik teibid on õiges kohas. Ja siis ma hakkan tupsutades seda esimest kihti peale panema, kui värv on valmis. Siis ma ootan 15 minutit ja siis panen uuesti värvi peale. Pinslitõmbeid ei soovitatud teha, sest need jäävad pärast näha ka. Ja respiraator on siis sellepärast, et enda tervist kaitsta. Just sai pandud siis esimene kiht värvi. Katvus on ülihea sellel värvil. Nüüd ma ootan 15 minutit ja panen teise kihi veel, et igasugused ebatasasused kaoks ära. Sealt, kust midagi läbi on näha ja et kiht läks lihtsalt paksem ka. Aga selline näeb ta praegu välja. Mis ma tegin valesti? Ma värvisin üle need klambrid, mis seal piduri klotsi juures on ja siis paar kroomitud tükki ka, aga ma värvisin niimoodi, et nad ei jääks värviga siis nagu täitsa ülejäänud asjade kõige kinni. Aga eks see selline ise tegemise, põlve otsas tegemise võlu ja valu ole. Nii, tagumine sadul on tehtud. Auto on tõstetud, nii et on selline off-roader. Ja nüüd on siis esimese kord. Nii. See väike tee ise sõiklus hakkab siin läbi saama. See on siis viimane pidurisadul. Üllatus oli siis see, et hästi palju roostet oli vaja maha lihvida ja raske oli mõnda kohta pääseda. Ja kindlasti oleks saanud kiiremini teha, aga ma ajasin selle ettevalmistusega natukene täiuslikkust taga, et ei jääks midagi vahele ja et ei jääks roostet sinna alla. Nüüd ta siis jääb seisma. 1 päeva ei tohi sõita autoga ja siis 7 päeva ei tohi keemiaga pesta. Peale seda võid teha, mis tahad. Ja vahepeal on saanud 7 päeva mööda ja värv on saanud kuivada.
nagu näha, siis Passat on just pesust tulnud, väiksed loigud on all veel, aga muidu on kuiv. Et 7 päeva möödudes värv on veel peal. Läigib siin vastu ilusti. Pesus ka maha ei tulnud. Mis siis näha on natuke need kohad, kus ma lasin jooksma. Aga tavaliselt vist ninaga vastu pidurit ei ole. Nii et jääb selline päris hea pigem. See on siis see tagumine. Ka täpselt samad omadused. Näha on, kust ma värvisin mööda, kust ma värvisin siis klambrit. Siit poolt ka, just näha. Ja see on viimane. Et ütleks, et võib-olla see tuli kõige parem, sest kui ma selleni jõudsin, olin ma juba päris palju õppinud. Siia lõppu selline asi, et kes ei tea, siis AutoJoy müüb autokeemiat, keraamikat, pesuvahendeid, igasuguseid poleerimise tarvikuid, mõned elektroonika asjad, pihustid ja meil on ka tegelikult oma pesula, et kirjelduses on alati lingid olemas, mõnikord leiab sooduskoode ka. Et ma võtsin praegu siit kaasa ühe sellise õhuvärskendaja, mis on sama värvi, mis pidurisadulad ja panen peale, et matchiks seest ja väljast. Midagi natuke teistsugust, loodan, et meeldis, võite panna like ja subscribe'i ja näeme juba järgmine kord.